No eile pealelõuna sõitis siis mootorratas sealt Jõelähtme poolt Kallavere küla poole ja siin täiesti sirgel teelõigul on mootorrattar teelt välja lennanud või sõitnud välja. Siin on hästi suur kivi ka ja maandunud sinna puusse. No, ilmselgelt tundub, et see mootorratturi kiirus õnnetuse hetkel oli päris suur ja kahjuks inimene siin selles õnnetuses ka hukkus. Praeguseks on selgunud siis asjaolu, et 24-aastasel mootorratturil puudus juhtimisõigus, et tal ei olnud õigus selle mootorrattaga sõita. Esialgu tundus politseile, kes sündmuskohal oli, et tal puudus ka korrektne kaitsevarustus, isegi kiivrit ei olnud. Kiivri puhul pärast selgus, et mitu tundi hiljem inimesed leidsid, kiiver ikkagi oli olemas. Ilmselt avarii tagajärjel lendas ära peast, kas ta ei olnud siis korrektselt kinnitatud või oli lihtsalt avarii kokkupõrke hetki nii raske, et kiiber tuli peast ära. Aga muu turvavarustus isikul puudus. Suure tõenäosusega siis tema puhul sai saatuslikuks siis ikkagi kiirus. Seda on näha jah kahe, et tegelikult seda ratast on seal loopinud päris kõvasti, et see on sirge tee ja ilmselt lihtsalt ei suutnud rattaga toime tulla. No, kui isikul puudub juhtimisõigus, siis seda tähendab seda, et ta ei ole autokoolis käinud, ta ei ole sõiduvõtteid õigeid võib-olla omandanud, ehk siis puuduvad oskused ja kui sinna juurde panna kiirus, siis tagajärjed võivadki traagilised olla. On siin teada ka midagi näiteks joobe koha pealt, oli juht selles suhtes äkki midagi pruukinud eelnevalt? Võimaliku joobe kohta on veel vara öelda, et eks seda ekspertiis näitab, et kas seal oli tegemist mingi joobega või ei olnud. Mootorratturid on liikluses endiselt mureks, eelkõige teatud mootorratturite käitumine. Me ei ole harjunud, et meil mootorrattad sõidavad, et sõidetakse ainult ju suvekuudel. Kui kevad hakkab varakult, siis maikuust nad tulevad välja, autojuhid ei ole harjunud sellega ja paratamatult ega need mootorratturid ka, mitte küll kõik, aga osa neist ikkagi reeglid ju rikub oma sõidustiiliga, oma käitumisega, ärritab autojuht. Et mitte alati kuidagi mootorrattid pole süüdi, et autojuhid samamoodi tähelepanelikult peavad olema. Sellel aastal on toimunud 40 mootorrattaõnnetust, milles on hukkunud 2 sõitjat.